Subscribe to Anataga Kimeru. Tere tulemast, head vaatajad! Teie ees on Sina Otsustad Jaapanis. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Anytime you ready, put a whistle start war. See who the fist spread it out, but from the style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. No tere jälle! Olemegi siin Helsingi-Vantaa airportis ja varsti lähme lennuki peale oma 14-tunnisele lennule. Suurepärane Tokyosse Jaapanisse lähme ja nagu lubatud sai, kõik vaatajad saavad kaasa, kes toetasid seda reisi. Ilusti särk pakitud, teine port särke lausa trükitud. Ja alati nagu teate, kui Sina Otsustad meeskond reisil lähevad, võtavad enne ühe hea õnneõlu, nii et näeme laua taga. Terviseks! Terviseks! Karhu õlu, oleme Soomes, nii et kui me Lapimaal käisime, juba jõime seda, mulle täitsa mekib. Isegi normaalne. Aga nagu on kombeks saanud, hea õnneõlu ja Jaapanisse minek. Ranno, ma saan aru, et see on ikka sinu unistus olnud. Jah, ma olen tegelikult ammu tahtnud minna. Ma mõtlesin, et ma lähen kunagi nagu suvel naisega. Sorry, no. Poisid võtsid kaasa? Aga hoopis läks täiesti teistmoodi. Ma lähen siin 2 mehega Jaapanisse 10 päevaks. Jaa, tõesti 10 päeva seiklus ootab meid. Aga kõigepealt on vaja teha 13 tunni ja 30-minutine lennusõit. Ma ei tea. Mis su rekord on? Mis su rekord on senimaani? Ma arvan, et 10. Võib-olla natuke rohkem, aga kuskil 10 tundi järjest. Mul on siis 8 vist tookord New Yorgiga. 7,5. No asi on sellest, kes ei tea, et põhimõtteliselt üle Venemaa ei saa lennata. Me lähme siis väga huvitavalt siit ülesse, nii-öelda nagu Norra ja Rootsi pealt. Põhja jäämere üle. Svalbardi. Ja siis sealt lähme Alaska juurest ja siis jõuame tagasi. Et kui oleks nähtavus, see oleks väga äge näha tegelikult maapinda, aga no pilved on nii ees on nii kõrged. Me istume keskel. Me istume kolmekesi koos. Ridades, aga kolmekesi koos, me ei pidanud kohti valima. Need määrati meile. Mis mina ootan tegelikult sellist rohkem kultuuripärandid leida, sellist vanemat Jaapani. Tokyo on muidugi ilus, modernne, kõik värgid, aga ma tahaks Tokyos sellise hästi suure laksu kätte saada, nagu rusikaga näkku, täpselt nagu täiega hästi palju inimesi. Aga siis ma tahaks rongiga sõita eemale Tokyost ja nautida lihtsalt samuraid, geissad, kõik vanad majad, rahulikkus. Ma tahaks mingit sellist. Põhimõtteliselt seda peksa saada, siis võrrelda Elroniga. Ja rongi võrdlus tuleb kindlasti. Jah, täpselt sama, ma tahan ka neid asju näha ja kogeda, aga Tokyo ise on nii hiiglaslik. Ja suur, väga suur. Et meil oleks vaja, ma arvan, kuskil vähemalt nädal, et ise seda mingi maikugi endale. Mis seal toimub? See on ulme. Aga seiklus tuleb äge nii, et ilusat lennureisi. Lend. Nagu näha, lennukile minnakse, tegelikult väsimus on kõigil 3 meil silmis, tuleb 14 tundi, pole hullu, aga suur Finnairi lennuk tegelikult on olemas, nii et ma arvan, et saame ilusti istekohtadele. Teeme mälestuseks ühe pildi ka ja nagu ikka oleme viimased eestlased alati lõpus lähme siin, juba näidatakse käega minekut. Üli äge reis tuleb. Ma enne kui tead, ma olen nii väsinud, kui sa kaamera käima paid, ma olen nii ärevust täis. Teeme sellist showd seal. Ma ütlen, üks päev me lähme Tokyo Toweri tippu, teine päev me lähme keldrisse, kus joome saket. 3. päev me proovime igasuguseid teenuseid. 4. päev. Ei no, ma ei tea no. Ja 5. päev lähme Fuji otsa. Ja mis ma tahan öelda, vipid, nagu me oleme viimasena, tühermaa on selja taga. Vaata, kui suur see on. Ussu munu, võt see on lennuk, see ei ole Tallinna Helsingi. Holy hell. Tunduvad seekord palju mõnusamad näiteks kui mõnel teisel reisil. Tead, täitsa nagu selline tunne on, et meil on eraldi kaameramees meie elu filmimas ja teisel pool. Nagu dokumentaal, jah? Pulmareisil, jah. Oh yeah. Thank you. Thank you.
Nii, oleme 2 tundi lennukis lendanud, esiteks peab vabandama, et ma ütlesime, et läheme üleval. Kui enda Põhja-Jäämerd nagu näha, siis tegelikult olen praegu Poola kandis, Varssavist just panime mööda. 2 tundi lennanud ja kõige paremad uudised tulid nüüd. Ranno tegi juba seda ilusat häält, tõmbasin aru. Meile toodi süüa. Aga mida toodi? Kartulit. Mashed ja kana. Kuule, pasta hoopis. Oota, me oletas. Ei, siin on pasta ja siin on salat ja siin on siis kartul koos kana. Mul on ka pasta, sul on ka pasta. Nii. Šokolaadipaarike. Suffeli. Väga hea. See on siis või, see on sai. Aga võtsime ka lisaks punast veini ja heledat õlut. Ja mis trikk on, et need õhtusöögid ja lõunasöögid, hommiksöögid, mis lennuks on, alati on siis tasuta juures nii-öelda joogid. Võid võtta kokat, võid võtta blueberry juice, siis on siis meie üks lemmik alati lennuk peal. Aga mina soovitan ära kasutada, aga võtke vein ja võtke õlut, ärge kartke. Meil eestlanna on stewardess siin praegu. Ma hakkan tal inglise keeles rääkima. Blueberry juice, mida te soovite ära? Andke mulle õlu, andke mulle mahla. No võtke see vein kõiva. Kõik pandi lauale, et selles suhtes siin teatakse, et reis on pikk ja pigem naudi vaata. Jagad sõpradega ära. Palju veel lennata on? No lennata veel 11 tundi umbes. Nii et terviseks Ranno. Ilusad tund siis vist pärast sööki ja tisu tegevalt. Olemegi ilusti kohal siis Jaapani lennujaamas, nagu näha, üks mees juba puudu, aga tegelikult esimesed asjad kõigepealt vaja teha. Ranno tellis endale SIM-kaarti, et siis nii-öelda prepaid ette makstud 2 nädalat äkki oli mingi 40 €, aga piiramatu, et rohkem meil polegi vaja. Ja tegelikult läks ta kaduma, ega ei leiagi üles. Üritasin helistada, number pole kätte saadav, aga vana hea, alati ütled, et juhul kui midagi juhtub, saame kokku siin. Siin mida ootame. Aga esimesed emotsioonid minul üldse Jaapani lennujaamast, et ei oleks uskunud, et siin on veel sinul maskikohustus väga rangelt ja tegelikult ei tohtinud filmida just seda koroona passikontrolli. Operaator pani kaamera käima, oli 4 minutit. 4 minutit oli olnud jalaga Jaapani pinnal ja juba tuldi välja, et no. Aga selles suhtes hästi efektiivne, hästi kiire. Elektrooniliselt hästi lihtne. Näide selline, panen enda passi läbi skänneri, panen enda QR-koodi läbi skänneri, tehakse mu näost pilt ja lähen edasi järgmisesse väravasse ja see suudab mu näo ära lugeda. Ilma inimese abit, ühtegi inimest olnud seal. Ta suutis ära lugeda ja lasi mu edasi. Selles suhtes arenenud värk ja läks kiirelt, ütleks, et läks aega 30 minutit. Aru saate ka kellegi vist väga lennujaamad ja meeldega meile ka, mis me passime ägedas riigis lennujaamas. Siis me võtame takso, saame lõpuks hotelli magama minna, sest lend oli täiesti pikk ja taksosõidul saame kindlasti ägedaid kaadreid näidata Jaapanist. Tead, ma sain maksimum 2 tundi magada. Aga mul oli veel nohu ka, just tekkis enne reisi ja silmad on kuivad, kõik on kulvad, mul on veresooned siin välja löönud ja selline, nagu ma läks 20 tundi arvuti taga. Nii, ega tegelikult täitsa lahe oleme siin all lennujaamas, kus need taksod kõik tulevad ja milline teenindus esiteks on siin inimesed taksod ette tellinud ja siis kohe on näha, kuidas takso siis võtab inimeste kohvri, paneb peale ja sa isegi ei jõua midagi öelda, nad võib-olla ütlevad tervist või midagi, juba on kohvrid sees. Et selline teenindus lausa jääb kadestama, Eestis ka nii vahvalt tullaks vastu, eks täitsa tore. Teenindusest rääkides, meie taksojuhil on 29 000 sõitu tehtud, 8 aastat sõitnud ja ta reiting on 4,98. See on ulme ju, 30 000 sõitu ja reiting on 5. Meile tuleb järg. Takashi. No võt, meie polli onud. Palun võtke õppust. See ei ole see? 967. On või? 967 on all. Jah, see on meie oma vist. Taksojuht on kohal. Vaatame, kas saame ka üldse inglise keeles hakkama. Näed, tuleb siit poolt. Hello. Hello. Yes. Võid oma kotti kanda, jah? Yes. Väga mugav, tehakse uks lahti. Ma pole autot puutnudki praegu. Mu kott võttis ära. Ja ma hüppan siis siia taha. Luksus, Ranno, nagu kuningad. Osso vanaga mõnus.
tõesti, ega ise ei panuks tähelegi, aga valged kindad on käest taksojuhil, teeb uksed lahti, võtab sul kohvri, paneb kõik viisakalt, kiirelt arusaadavalt, inimene ei räägi isegi inglise keelt, aga kõik käeliigutused olid rahulikud, arusaadavad ja täielik mugavus. Ranno ütles ka hästi, et isegi aknad on puhtad. Mis asi annab selle mõnusa, elementaarne asi, aga mis annab selle mugavuse? No täiesti super. Viimane taksosõit oli mul Eestis selline, et astun ise sisse, naisega läksin taksosse, astun sisse. Minu jalgade all on ajalehed ja siis teiselt poolt läheb peale mu naine sellise suure jopega, me ei tea, mis selle actual nagu nimetus on, astub sisse, taksojuhi istmest väljas on mingi terav ora, mul läheb naine vastu, läheb jope käski, tuleb auk sisse, see on Eesti takso. Hea võrdlus. Palju üles elab inimesi. Vaata seda nagu, me oleme üle selle silla ka veel. Infrastruktuur, juba see on hämmastav, lihtsalt hämmastav. Meenutab küll natuke New Yorki, kindlasti suurlinnad üldse, kõige tavalisem asi nende suurte linnade juures ongi suur sild üle veekogu ja siis taamal on pilvelõhked, aga mis ma tahan öelda nende pilvelõhkete või hoonete juures, et see stiili puhasus, selline silmale ilus, on nagu tõesti nagu, sa saad aru, et on mõeldud, mida on ehitatud. Ei ole suvalt pandud mingi suvaline hoone püsti. Arigato. Arigato, kui see on. Väga crazy. Väga sujuv sõit oli ülimõnus. Ja mis minule jäi silma oli selline nagu, et loodust oli käsel. Vahepeal need puud olid lihtsalt rohelisust. Aga ühesõnaga tõesti me põhimõtteliselt 24 tundi reisinud. Me läksime Tallinnast laeva peale Helsingist, lennujaama 14 tundi, nüüd lennukiga ühesõnaga pole 20 tundi põhimõtteliselt magada, 24 tundi. Meie lähme magama, teie jaoks on ainult 1 sekund. Aga näeme juba hommikul, kui saame värske peaga Tokyot avastada. Tere hommikust siit Tokyost. Hommik. Magasime välja ennast ja tead, meie hotelli juures on nii äge vaade lausa siin. Tahtsin teile seda hommiku puhul näidata. Mina panin selge endale Jaapani pärase pidžaama. Olen kohaliku moodi. Olen. Kõnnin. Jaa, natukene oled, jah. Ja Rannol on tegelikult vägega särk seljas. Vaadake seda, need on tegijad, no kellele me reisile jõudsime. Aga mõtlesime, et tegelikult teil öösel korund ei tund. Ärksime mingi 0-0 ajal üles. Kõndisime natuke. Jah, alguses mõtlesin, et teeme mingi tunni ajase tiiru. Lõpuks oli mingi 4-5 tundi. Ja mõtlesime, et me peame eastama teid sellega. Näitame teile veits öist Tokyot, aga võtsime ka 2 õlut, mida hommikul maitsta. Minul on siis Sapporo. Minul on Kirin Beer. Taga muidugi käib meil rong tervitas meid, aga sellegi poolest hääl on nagu hääl ikka. Mina ütlen esimesena, see on rock, wow. See on rock, ma ei tee nalja, see on rock. See on rocki õlu lihtsalt. Ma õllevend ei ole, ma ei oska kohe midagi nagu öelda. Sa ütled, et see on Eesti oma? Minu arust see on erinev. See on Eesti oma. Oota, see on tõesti huvitav. On küll, jah. See on Eesti rock, see on nagu ta on. Mis sellel on? Sellel on midagi hästi tugevalt juures. Aga huvitav on see, et see pole nagu õige nagu umal, millega mina olen harjunud. Yeah. Aga maitseb. 5 volli ütleme lihtsalt infoks veel. Ma ei tea, palju see oli. Ega ei leia nii lihtsalt. Ei leia üles tõesti. Ees ei ole. Ma ütleks, et ka mingi 4,55. Aga mis üllatab selle puhul, et 5. 5, jah. Mingi punane tilk on peale, ega ei julgenud väga osta, vaata. Mingi huvitav kraam jälle. Aga Jaapani õlu, esimene emotsioon Jaapani õllest on pigem hea.
hommikul hea vara. Kuule, aga sina tead, kuhu me edasi täna lähme veel? Järgmisel lähme Shibuyasse. Seal siis vaatame huvitavaid asju. Ei hakka kohe ette ütlema. Vaadake koos meiega. Kolm piletit, liikuda lihtsalt Shibuyasse. Näitame teile kohe, kuidas see käib siin. Ja me ostame 24 tunni piletist. Me üritasime küll leida 72 omas, aga ei leidnud. English. Nii, Rannas oskasid panna siit isegi mitu inimest. Siit paned mitu inimest. 3. Kas me praegu tegelikult lihtsalt ostaks piletid ja läheks sinna ja võib-olla võtaks sealt, mis sa arvad? No kui me niikuinii terve päev tead sõidame. Õpime. Nii, Tokyo Metropolitan District Pass. Huvitav on siin, et siin ei ole seda 24 tunni versiooni. Me ei tea nüüd, mis see on täpselt. Ega ei ole nii lihtne midagi. Ma ei taha suvalt kosta, sest see on ikkagi mingi 7 eurot siin 1000 jeeni. Et päris suvast ei taha ka siin kõik raha auku panna. Ranno rahulikult loeb. Eesmärk on ikkagi osta 24 tunni pilet, seepärast me teame, et me sõidame palju. Pole mõtet ükshaaval hakata ostma. Et mis sa siin tükihaaval 3 euro kaupa ostad, proovime ikka korraga osta kauemaks. Lähme sinna suuremasse edasi. See on mingi suurema. Ei olegi nii lihtne see asi. Tegelikult teile ostsime öösel ka ära, et täna oleks lihtsam, aga... Ja me tahame lihtsalt õigesti ära teha, me ei taha teistele ees olla. Ja, et kõige imelikum on see, et me 3 turisti seal mähime ka. 10-15 minutit endal hakkab juba imelik, et pigem ostame ilusti õige asja ära. Ja. Nii lihtne ongi. Nii, väiksed muudastused nagu ikka, rahulikult loe õpi. Me ostame ikkagi siis ühe otsa pileti, see on siis 170 jeeni nägu, euro 20, euro 30, midagi sinna kanti. Kõigepealt 1000, 1000 jeeni. Ja taga on Fuji. Ilus Fujimägi. See on siis 510 kokku 3 peal üks ots, aga seal oleks näkku tulnud 1600 jeeni. Tere päeva oma. Ja siit paned vist selle sisse. Rahulikult. Kõik läks roheliseks. Kõik läks roheliseks. Oota, tuld pane källe 3. Enne paned raha sisse? Enne paned raha sisse, võt. Siis paned otsingu, kuhu ta on minna. Shibuya. Hea sendi hundik. Kuhu ma panen selle? Näite tiketit. Ja olemas. Väike, kompaktne. Saame rongile. Auguga. 50. Nii, tegelikult väga lihtne. Selle väikse pileti peal on nool, kus sisse panna. Paned sealt sisse, teiselt poolt välja ja pilet on augustatud koos kellaajaga. Yamanote Line. Yamanote Line, platvorm 2. Platvorm 2. On time. 4 minuti pärast. Oleme siin üleval. Tegelikult Ranno Google'is saab enam kõik ära vaadatud. Jep, Google Mapsiga saab väga hästi ära tehtud selle asja. Ahah. Ilus. Aga mina ütleks, et ei olegi nii palju inimesi siin üleval tegelikult. Eks ta on selline mitte kõige tihedama kohaga metrooga, et see station või see peatus ei ole nii populaarne. Aga mis üleval kohe tervitas, mingi muusik läks käima ja seal on mingi taga otsitavad inimesed vist. Elu käib igal pool. Ja joonistused. Joonistud ka. Kohe minuti pärast tuleb meil rong, aga panime siin praegu tähele, et näete, siin maas on sellised ristikujulised alad, et inimesed juba ootavad siin ja siit keskelt hakkavad inimesed üldse välja tulema. Ja mina pole mujal näinud seda, seda asja. Jälle Jaapani väga tore kultuuri erinevus ja tegelikult väga loogiline. Isegi kui kohe ei märka, siis saad aru, et miks nad peaks niimoodi seisma. Ja kastid ilusti mähe pandud. Ja meie rong ongi kohe saabunud, kohe näete, kuidas siis liikumine käib siin. Peas, et kellegi ees ei ole ja tegelikult siin tuleb siis 2 rivi, kui tuleb väga palju inimesi. Aga praegu ei ole nii palju. Tule meie taha. Ja rongist peame hästi tasa olema. Ja. Mau. Ootame kõik välja ära.
ja siia me jääme. See on mega vaikne. Ma ei julge väga midagi rääkida. Ma sosistan siia, et tõesti. Näiteks võrreldes USA-ga täiesti vaikus. Ma ei kuule kedagi isegi hingamas, nii et keegi kõhis vähemalt aitas mind. Aga minagi olen nüüd vaikne Ranno ja operaatoriga ja naudime seda rongisõitu. Ega keelt ei pea oskama, aga aru saad ikka, kui oma kultuuri inimesed nalja teevad võõraste turistidele, näitasid näpuga ja naeravad, mida nad arutavad, mida need vennad teevad. Aga noh, elu on selline. Vaata, et kuna nüüd on veits rohkem lärmi, siis ma ütlen lihtsalt ära, et väga loogiliselt on tegelikult sõita siin digiekraanid ja seal näitab, et on meil siin 11 peatust praegu ja me teame, et me peame 7. maha minema ja noolega järjest näitab, kus me oleme. Nii et see on nagu lihtsaks tehtud. Watch step. No ongi esimene pikem rongisõit tehtud ja ei tohi seis mööda. Ossa kurat, lähme kaasa, lähme vooluga kaasa. Tihe liiklus käib. Ossa vana, mis elu käib järsku. Sorry. No siingi pullumeel elu järsku. Siin peab vaatama, kui läheb. Ja. Mis ma tahan öelda, esimene rongisõit tehtud, ülivaikne, kõige vaiksem metroo sõitma elus. Uskumatu. Ei tahagi midagi öelda, ei julgegi midagi öelda seal. Aga hästi lihtne ja loogiline oli. Selles ehmatati veidi, et Jaapani metroo on üks keerulisem, et see ots oli üllatat tehtud. Ta ei anna muidugi. Ja. Nii, lähme sinna. lähme välja kõigepealt, jah. Ja. Nii kallid sõbrad ja olemegi Shibuya jaamas ja Ranno isegi kohe terav silm ütles Shibuya ristmik siin samas. Mis kõigepealt saab tuua välja teiste kohtadega on see, et korralikult rohkem inimesi ja kõigil on nagu kindel siht, ega keegi väga seisma jää. Aga tead, operaator, sinu töökaaslased on ümber meie ju kaameratega, ega nad ka tervitavad sinna selja taga näiteks, küll saad varsti võtta. Aga me vaatamegi ristmiku kõigepealt üle ja vaatame, kui palju inimesi sealt siis ühe korraga läbi käib. Teeme ära selle. Teeme ära. No nii, hakkame nüüd siis esimest korda siit üle kõndima. Shibuya ristmikult. Lihtsalt faktid ka. Päevas 2,5 miljonit, iga 2 minuti tagant 1000 kuni 2500 inimest. Nagu mingi väike Eesti olevik kõnnib siit iga kord üle. Ja tõesti, Ranno tegelikult ütles enne, kui ta nägi lihtsalt, et arvas, et see on kuidagi suurem. Filmides on mina ka näinud, et minul tuli ka kohe ette ikkagi Times Square, suur, massiivne. Ise kui ta suur pole, siis inimesi käib siin ikkagi väga palju. Jah, siin lihtsalt hästi palju inimesi. Ega ta väga nagu ilus ei ole. Ma arvasin, et see on suurem, aga ikkagi muljet avaldama. Jah, aga jah. Nii need inimesi voorib, et mulle meeldib, et see on konstantne. See ei ole niimoodi, et korra mingi paus. Kohe kui roheliseks sama palju inimesi peale. Ja ma arvan, et siin võib veel hullemaks minna. Ja öösel ta ka näha kindlasti seda. Panime ka kohe tähele, et siin on mingi albumi suur plakat ja vaatasime, et siin noored naised teevad sellist pilte, hoiavad neid flyeri ka käest. Mul on selline tunne, et siin nagu hakkaks mingi kontsert pihta, aga ma pigem ei usu seda. Hello. Is my signature okay? Yes. I am not from Japan. Yeah. It's okay. Yes, okay. Okay. And abolition of nuclear weapons signatures. Okay, of course, yes, of course. Japan now is don't connected the ratification of the nuclear abolition of nuclear weapons treaty. Yes, okay. Yeah, and in all over the world, there are 13,000 nuclear weapons now. Yes. It's so dangerous now. Yeah, it's very dangerous. I agree. Yes, I agree. Please signature the your name and the your address. Yes, thank you very much. Okay. And you are the adult. Okay. And the Other. I think here. Yes, you are adult, and you are the high. Yes, please. You. And my name. Yes. Thank you very much. I hope it's okay. Yeah. I write like this. Yes, thank you very much. I'm from Europe, Estonia. Estonia. Yeah, next to Finland, Europe. Oh, yeah. And now is Putin the declaration please the signatures your name. For what? Yeah. Guns. Fight. And this is the signature, the abolition of nuclear.
nii, me peame tegelikult ikkagi üle uuesti minema, sellepärast, et midagi vaja hambale saada. Otsime üles McDonaldsi, sest nagu juba teate, kui me leiame välismaa riigist McDonaldsi, tahame võrrelda. Ja kes veel tegelikult ei tea, siis siin samas on filmitud ka Tokyo Drift. Tulge meiega. Lähme driftime. Hommikul nägite, maitsesime Sapporo õlut, ega ei olnud naljaga võetud, see on kõige populaarsem õlu siin. Te näete siin ühte plaketit, seal on veel terve rida, läheb neid edasi. Aga nagu ütlesin, kõht on tühi, nii et liigume aga McDonaldsi suunas. Jah, lähme vaatame, mis Jaapani Mäkis on. Tundub tobe natukene, miks te lähete Jaapanis Mäkki. Aga noh, seda teeme lihtsalt teie jaoks ja meie jaoks ka. Ma tean, et Samurai Mäkk ootab, nii et liigume. Ja, rannal juba tantsusam käib, aga mis ma tahtsin öelda, et see tänav lihtsalt siia Shibuya ülekäigust edasi on väga mugav, nagu autode jaoks on ruumi arvatavasti kaubaautode juures, aga inimesena kõndidena oli ruumi on nagu niimoodi kitsas oleme siin üksteise ääres. Ja ilusti Mäkk ootab. Japan Limited menu, nagu Ranno ütles, ta on midagi muud proovida. Samurai Mäkk, roasted soy sauce, double thick beef. Noh, näeb parem välja. Vaata seda. Mis nimega see Eestis oleks või siis inglise keeles? See oleks topet liha juustuburger. Lihtsalt pandud, et see on samurai mingi... Samurai. Okei. Sorry. Oleme siis järjekorras. Ma näen, et siin kooli tüdrukutel on seelikud siin 6 kraadi käes. Põlved on täiesti paljad. Täiesti crazy. Ei, kes Eestis hakkab nüüd targutama, et on külm, ei ole midagi. Elavad külmaga paremini kui meie. Kõigepealt McDonald's sisse tulid, arvasime, et on apparat, kus saad tellida nagu Eestis igal pool välismaal. Nii et siin tuleb kindlasti korralik huumor, kuidas nad aru saavad inglise keeles ja kas saame õige asjaga. Ära muretse, ma proovin esimesena. Ma annan õiguse, ma annan sulle au. Ichi samurai Baga meal. Hi, samurai. Yeah. Big, large. Yes. Coca-Cola. Minion. Large. Ma näitan, kuidas tehakse. Ida-eurooplane tuleb Tokyosse McDonald'sse nüüd. Hi. Hello. Samurai Mac, meal. Hi. Large fries. Large Coca-Cola. And 1 Big Mac meal. And all large. Large Coca, large fries. Super. Kaart. Sain hakkama. Ei olnud midagi rasket. Inglise keel ruulis. See on raske, nad räägivad nii vaikselt ja, ka, et ma ei kuule ja veel läbi maski ka. Ja läbi maski, see summut. Ei kuulegi, siis ta oskab paari sõna. Jah, aga large'ist ja sellesse parem, mida peab kiitma, nagu Rannaga välja tõi. Seal on pilt, sa näitad näpuga, kui kõik on täiesti mööda. Väga loogiliselt on pilt olemas. See. Ja jaapani keeles ja on hai ja need, kui kõik on sassi, siis ütles hai. Hai, ja. Tulime siin 3. korrusele, mida ma olen Jaapanis tähelepanu, kõik on väga kompaktne, et kui sa arvad, et kõik hooned on 1 korrused, need läheb taas 6 korruseliseks, ka McDonald's läheb siin väga kõrgele. Minul on siis Samurai Mac sellises punases ümbrises, Coca-Cola, kohe vaata, sama maitsega friikad olid samasugused, aga vaata, milline burger välja näeb. Peekonit vahel, juustu, salatit, esimene ampska. Ei ole nagu nii õline, kuidagi. Salatist lisab väga palju juurde. See oli üldse õline. Võtsin võib-olla vale või? Sul on rohkem salatit, mul on lihtsalt juust vahel. Sul on topelt pihv, ma vaatan. Jah, mul on topelt pihv. Täitsa huvitav. Jaa, raste on väga huvitav selline barbecuene. Aga kas kuivaks jääb? Ei jää kuivaks. Ei jää kuivaks. Ma ei käi väga palju Mäkkis, aga normaalne tundub. McDonald's, nagu McDonald's ikka. Aga mis ma tahan öelda? Vaade on suurepärane, mis nii viga süüa. Ja Ranno, hea tisu sulle. Jah, nagu Jaapanis öeldakse enne sööki. Itadakimaas. Itadakimaas. Hea tisu.
nii, Ranno, kuhu me lähme? Nüüd lähme naudime kõige paremat vaadet üldse Tokyost. Shibuya Sky Tower näitab, et 14 korrust ja lifti koos lähme. Enne seda on tegelikult ka mitu restorani, nii et ma arvan, et siin on üks linna parimaid vaateid sõigas. Meie sõime küll rämpsõidust praegu kõhu täis. Pigem naudime kohalikku toit õhtul, aga sellegi poolest naudime vaadet. PlayStation 2. Suur ekraan. Yes. Pocket. Oleme siin Shibuya Sky Roofil. Tulime siia helikopteriga. Naljast tulime tegelikult siia mitme liftiga. Pidime nii palju protseduure tegema, et üldse siia saada. Pilet oli 2000 jeeni näkku. 15 eurot, kokku 6000 jeeni. See vaade. Fakte ka, 229 meetrit kõrge hoone, aga sa näed nii kaugele. Taamal on mäed, teisel pool on sadamalinn, kolmandal pool on pilvelõhked. Aga tuul ei ole nii suur, kui ma arvaks. Tuul ei ole nii suur praegu. Õnneks. Päris mõnus. Aga sellist vaadet sa ei näe mitte kuskil. Ja, eriti veel Tokyos. See ükskõik kuhu sa vaatad, sa näed lihtsalt lõpmatuseni maju. Ja mis ma võrdluseks toon inimesed on see, et see on kõige turvatum katusel olev koht, kus ma olen käinud. Üleval on praegu 8 turvameest. Enne seda oli mingi 3-4 kontrolli, et valed asjadega üles saaks. Hästi turvaliselt, hästi jaapanlikult lahendatud, et kõik saaks nautida. Elu on ilus ikka Tokyos. Võtsime siin natukene päikest, tegime pilte mälestuseks, natuke videoklippe, nautisime lihtsalt elu. Saate kõikega nautida ja minu soovitus, et kui olete Tokyos, see on 15 eurot väärt. Sa saad olla siin nii kaua, kui tahad põhimõtteliselt, kuni see kinni läheb. Ja kui rahulik siin üleval on, mul tuli uni peale, mõtle aus, päike paitas mul põske. Mul oli meelest leid, ma vaatasin kodused, ütlevad, et -20 kraadi on Eestis. Võtsin päikest, vaatasin taevasse ja mis see mulle veel andis, näitas, kui suur see Tokyo on, need äärelinnad osad. Mul silm ei seleta ära ise, kui kaugel on. Ja ülevalt on näha neid jalgpallistaadioneid, pesapallistaadioneid. See annab väga aimduse ka, kus sa üldse tahad veel minna, mis suunas. Et selle jutu peale lähmegi, avastame veel Tokyot. Ja.